Kõik peavad algama kuskilt, ka mina algasin väga kahtlaselt ja minu vanad videod ei ole üldsegi head, sest sellel ajal ma ei teadnud täpselt, mida ma teen veel. Noh, ma teadsin, mida ma tahan teha, aga ma ei osanud seda täielikult nagu ilusti teha. Aga ma ei teinud sellist kanali tutvustust nagu paljud inimesed. Kui sa vaatad näiteks otsid YouTube'ist, et kanali tutvustus, sa leiad väga palju neid, kuidas mingi väiksed lapsed teevad kanali tutvustuse, kus nad räägivad, et nad hakkavad mingi mänge mängima või siis nad küsitlevad oma nii-öelda vaatajat, et ma ei tea, kuidas neil üldse vaatajaid on, kui nad alles alustavad ja nad küsivad neilt, et nagu mida nad tegema peaks. Kui sa ei tea, mida sa teed, siis sul ei ole isegi mõtet kanalit alustada, sest tõsiselt sa pead ennem ikka teadma, mida sa tahad teha ja mida sa soovid nagu saavutada, sest muidu sa ei leia mitte midagi teha ja siis sa lihtsalt hakkadki küsima inimest, et mida sa tegema peaks. Aga ma arvan, et enamus vastaksid, et nagu sa ei peagi midagi tegema, kui sa ei tea, mida sa teed. Aga kui vaadata nende kommentaare, siis enamused lihtsalt karjuvad, tee Growtopiat, tee Minecrafti, tee CS-i ja kõike sellist värki. See on lihtsalt nii tavaline kuidagi, see on nagu täiesti norm juba. Ja täna ma siis vaatan neid ja need on täiesti suvaliselt võetud, lihtsalt panin otsingusse kanali tutvustus ja need ma lihtsalt võtan järjekorras võtan need kõik need, ma isegi ei tea, mis mind ees ootab. Joo, sa oot tulnud küll Dan Gaming AD kanali ja tänaseks videoks ma siis tutvustan seda channelit. Oh jessas, seda juhtub nii palju lihtsalt. Nende nimes on HD, aga nende video ei ole üldse HD. Nad on kindlasti näinud lihtsalt, kuidas mingi HD Tanelil on nimes HD, aga HD Taneli videod ongi HD-s, aga nende omad mitte. Nad panevad lihtsalt oma nimesse HD ja sa arvavad, et see on kuidagi lahe või midagi. Sama on TV-ga. Ma mäletan, kui Henry TV oli, ta nimi oli Henry TV, ta võttis selle TV lõpuks ära ja nüüd on lihtsalt Henry, nagu imelik vaata. Channel on uus, kui te olete juba aru saanud ja siia channel hakkab jälle tulema Growtopiat, Minecrafti, CS-kood ja Helmet Zerost. Ja kui tahaksite veel mingid huvitavaid mänge, et ma mängiksin, siis kirjutage alla kommentaaridesse. Vähemalt see tea, mida ta tahab teha, kuna paljud neist lihtsalt küsivad, mida nad peaksid tegema, mis on minu arust päris loll, nagu miks sa üldse alustasid selle kanali, kui sa ei tea, mida sa tahad teha. Vaat tema teab Growtopia, Minecraft, CSGO, perfektne trio lihtsalt, need on kõige paremad mängud, mis üldse eestlaste lastel võimalik mängida on, nagu need on lihtsalt parimad, need on nagu top notch, nendest paremaks ei lähe. Ja praegu mul on siis läpakas, millega ei saa väga võimsaid mänge, näiteks Battlefield 1 ma ei saa kindlalt mängida. Ja mul praegu on ehitamisele üks võimas arvuti, et kui natuke kannatate, siis hakkab paremaid videosid tulema. Ta ütles, et ta alles ehitab mingid head arvutit, et siis hakkavad tulema head videod. Aga miks lihtsalt nagu, miks sa juba alustasid, siis miks mitte oodata, kuni sa saad juba häid videoid teha, kui sinu arvates praegu, mis sa toodad, on halb. Mina mõtlesin ka, et ma nagu ootan ära, kuni mul häälemurre tuleb, kuna muidu mul on lihtsalt liiga piinlik nagu teha videoid, aga see on tõesti midagi, mis mulle meeldib teha, seega ma nagu lihtsalt ei viitsi oodata, kuni see tuleb ja minu arust on isegi lahe näha nagu kui see tuleb, siis ma lihtsalt saan nagu läbi nende videote näha, kuidas see järjest tuli ja see on minu arust lahe ja ma ei tea, no tegelikult ma isegi saan aru, miks ta praegu tegi, aga nagu kui ma läksin tema kanalile, siis oli näha, et ta väga enam ei uploadi, kuigi ta lubas häid videoid oma uue Beast arvutiga, mis on üpris kurb. No tšaus kõige, mina olen Raimond ja täna ma teen oma kanali tutvustuse. Ja miks tutvustuse? Seepärast, et kui ma hakkan lihtsalt mingi YouTube'i videosid tegema, siis ei teagi, kes ma olen. Sa püstitad probleemi, et siis kui sa hakkaksid niisama YouTube'is videoid tegema, siis keegi ei teaks, kes sa äkki oled, et sa ei saa niisama teha. Aga sa alustasid video sellega, et sa ütlesid oma nime, sa ütlesid, et kes sa oled, sa ütlesid, et sa oled Raimond.
mida meil veel vaja on? Meil ei ole eriti rohkem informatsiooni sinu kohta vaja, kuna ma ei tea, mida me sellega teeks, lihtsalt nimi ongi kõik. Kui hakkan tegema väljakutseid blogide ajal, näiteks pidage meeles, palun kirjutage selle video alla mingi väljakutse, mida ma teeksin. Jälle keegi küsib, mida ta tegema peaks, nagu kas sa ise ei oska midagi välja mõelda. Kui sa vaatad kommentaare selle video all, siis on näha, et keegi ei ole midagi pakkunud ja tema on ainuke, kes on kommenteerinud. Ja siis ma teen seda näiteks järgmises videos. Ja ma valin 3 asja välja. Või oleneb, kui palju nüüd tuleb. Ma valin maksimaalne 3 asja välja, mida ma siis teen ühes videos. Ma tean, et ma võin ennast väga palju korrata, aga ma ütlen uuesti, et keegi ei ole veel kommenteerinud. Kuigi see video on 2 päeva ainult väljas olnud, vist 2 päeva, ma ei ole kindel ja see on natukene uus. Ikkagi ma arvan, et ise lootis ka, et ta saaks rohkem kommentaare, sest neid on tõesti vähe. Neid ei olegi peale tema kommentaari. Ja kui on piisavalt küsimusi, millele ma oskan vastata, siis ma teen ka nii-öelda küsimused ja vastused video ja millalgi ma teen ka faktide, et näiteks 10 fakti minust. Oh boy, 10 fakti minust. Issand jumal, nagu neid ei ole piisavalt. Kas kedagi tõesti kotib, mis 10 fakti sinu kohta on, nagu tõesti? Kõik, mis sa ütled, nagu nii on. Ma olen 6-aastane, ma käin lasteaias, mul on üks kasvataja, ta on hästi sõbralik. Vot see on juba 4 fakti. Vau, kas kellelgi oli seda informatsiooni vaja, sest mina küll ei arva, et seda oleks vaja. Ma arvan, et ma saan selle video alla küsimusi, millele saan vastata. Tere tulemast minu kanalile Märten Kurk-Vlog. Märten Kurk-Vlog. Mina nägin, et nimi oli Martin Kurk-Vlog, mitte vlog. Aga igal ühele omamoodi, ma ei hakka charge'ima siin kedagi. Miks selle kanali nimi on Kurk-Vlog? Miks selle kanali nimi on Poukipiini? Selle kanali nimi on Uks on lahti! Pane ukse kinni. Okei, see, kuidas ta hakkas mäluma seda kurki, see oli natuke imelik, aga ma ei tea, suht suva. Aga siis, kui ta lihtsalt lampi hakkab karjuma, et ahju, uks on lahti, siis läheb minu aju juba kokku. Ma ei tõesti saa aru, mis siin toimub. Mis mõttes ta lihtsalt ütleb, et selle kanali nimi on uks on lahti. Selle kanali nimi on sellepärast Märten Kurk-Vlog, et kurgis on väga palju vitamiine A, B, C, D, F, G ja nii edasi. Boy, ta kanali nimi on Martin Kurk-Vlog, sellepärast, et kurgis on palju vitamiine. Mis asja? Minu kanali nimi ei ole Poukipiini, sellepärast, et ühe piini sees on riie. Ma tõesti, ma olen nii segaduses selle videoga. Ma olen ma lihtsalt ei taha enam neid asju vaadata. Saab segadusse, mu aju jookseb kokku. Aga lõpetuseks ma tahan öelda, et tõesti nagu hiiglama suured tänud selle 2000 tellija eest, kuna see on midagi, mida ma ei oleks osanud arvata. Kuna ma olen olnud ühe kanaliga kinni mingi 300 tellija juures juba mitmeid aastaid ja lihtsalt nagu niimoodi tõusta nii kõrgele on minu jaoks imeline asi, sest mulle meeldib väga neid videoid teha. See on nagu, see on täpselt selline asi, mis mulle meeldib teha. Mulle meeldib nagu videoid monteerida, mulle meeldib, kõik see meeldib, lihtsalt mulle nii väga ja ma olen õnnelik, et mind on nii hästi vastu võetud, kuna tõesti see on lihtsalt nagu, ma ei tea, parim. Ja eriti kui ma saan selliste nagu inimestega suhelda, nagu kui ma näiteks, mul ei ole näiteks, kui keegi ei ole nagu sees, siis ma saan pöörduda nagu oma nende vaatajate poole, kes on alati sellised toredad rääkimisvalmis
ja Discord aitab sellega väga, kuna ilma Discordita ei saaks see rääkimine nii kerge olla ja suhtlemine oleks palju, ma ei tea, kaugem, aga tänu Discordi serveritele on siis nagu see suhtlemine nende tootjate ja nende kasutajate, tarbijate vahel on nagu nii palju kergemaks tehtud ja nii palju, ja Discord on täiesti tasuta ka, nii et sa ei pea mitte midagi maksma ja sa saad rääkida oma siis nagu lemmikute inimestega ja need lemmikud inimesed saavad rääkida teiega, mis on nagu super ja ma tahan lihtsalt uuesti korrata, et suured tänud 2000 tellija eest, nii et mul ei ole eriti rohkem midagi öelda, et aitäh vaatamast, ma vabandan, et tänane video oli natukene selline mitte väga miimirikas, aga ma ei tea, lihtsalt ma tahtsin natuke rohkem tõtt rääkida, aga tõesti aitäh vaatamast, jätke like, kui teile meeldis ja tellige, kui teile väga meeldis ja head aega!